tere hommikut taas, armsad tervisesõbrad ja tervisest hoolijad. Ka naabri tervisest tuleb hoolida ja ikkagi pilk peal hoida, kuidas naabril tervis on ja kuidas tema oma tervisega hakkama saab. Ja kui ei saa, siis jagada naabriga ka oma teadmisi ja häid nõuandeid. Sest see võib päästa näiteks naabri elu, kuigi me seda eriti Eesti rahvas eriti ei soovi, et ikka naabril mida sitem, seda parem. Nii, täna võtame vaatluse alla 2 üldiselt tuntud eestlaste hulgas ravimismeetodit. Need ei ole küll, ei puuduta mingeid taimi. Jah, üks taim on nagu meil mängus. Aga üldiselt on jutt käib täna meil rahva elu päästmisest. Tähendab, see on siis nagu ellujäämiskursus. Kuna loen siin meediast ja et ravijärjekorrad on pikad ja inimesed on väga haiged, ei pääse arsti jutule, et isegi haiglate ette on tekkinud väikesed telklinnakud, et oodata oma järjekorda, siis ja sealt siis võetakse elusa järjekorra alusel. Need, kes veel elus on, need saavad siis jutule. Aga et seal telgis näiteks ellu jääda, selleks on 2 väga head tõhusat vahendit, kuna teil kaasas on kindlasti piirituslamp, et lõket teha või tähendab toitu soojendada, seal putru ja lihakonservi või kala praadida, siis selle lambi peal on väga hea ka siis näiteks vett keeta ja selle tulemusena saab ennast niimoodi ravida. Täna minul on väike nohu, palun vabandust, et ma siin luristan, kuna eile oli meil väga külm tuul. Tuul oli kohe niimoodi, et peaaegu 100 kilomeetrit oli tunnis ja külma ei olnud, oli küll sooja, aga see tundus nagu oli külm, sellepärast, et oli väga külm tuul ja sellepärast tundus niimoodi, et oli külm. Esimene asi, mis meil siis, meil on 2 asja. Esimene asi, mis alati aitab niimoodi, kui on palavik või kui isegi on hirm, et palavik võib kohe tulla, need on viinasokid. Viinasokk on levinud juba väga-väga ammust ajast, umbes samast ajast, kui sokid leiutati. Enne seda olid viinajalarätid ja kõige enne seda olid puskariviisud. Et seda kogu aeg on kasutatud. Nii, ja meie võtame täna siis vaatluse alla viinasokid. Minul on siin siis nüüd, mul küll viina ei ole, kuna ma viina ise ei tarvita, aga minul on siin toodud kunagi Kreeta saarelt on selline puskar, Viinamarja puskar, tema on siis Kreetan Kreeka puskar, ühesõnaga Tšiko-Tiku-Taudo, nii. Siin on isegi puskari vabriku pilt peal, kuidas nemad tema siin keedavad ja see sobib ka väga hästi, kuna ta küll ei ole 40 kraadi, on küll 40 kraadi ja väga õige, kõik on korras. Siis on meil vaja, meil on vaja viina, meil on vaja üks anum. Antud juhul on mul selline väikse mehe õllekruus ja siis on meil vaja kindlasti sokk. Sokk näeb välja selline, teda on umbes 2 nädalat kantud, et ta on päris siukene kõrbulik ja peabki, Jeesus Marina, et eestlase mehe sokil on üldse spetsiifiline lõhn, tema on teistsuguse lõhnaga kui näiteks hispaanlase sokk, kuna hispaanlane kannab sokki väga harva, temal on soe kliima, tema kõnnib seal sandalettidega, tema paneb aastas korra võib-olla soki, aga Eesti mees võtab näiteks aastas korra soki jalast ära, siis kui ta tema saunas käib. Ja see sokk on meil praegu väga vajalik, sellepärast, et tema on läbi imbunud igasuguste kasulike ainetega, siin on leidub nii juustu neid molekule kui igasuguseid teisi kasulikke molekuule siin sees on. Ja siis meie võtame siis selle, et
et seda lõhna nagu natukene paremaks muuta, siis me võtame siit ühe loorberi, paneme selle loorberi siia sisse ja siis me paneme siia selle sogi. Nii, ja kui see sokk on siin sees, ta ei taha siia hästi mahtuda, sest ta on hästi kõva, ta on umbes nagu vineer, aga tema läheb pehmeks. Nii, surume siia selle sogi ja siis me võtame muidugi viina, paneme selle viina, siia valame peale niimoodi ja laseme temal, noorus tuleb meelde küll, ja laseme temal siis siin niimoodi olla. Ja kui tema on ööpäev siin niimoodi olnud, siis tuleb see sokk välja väänata ja seda järgi jäänud vedelikku tuleb tarbida tühja kõhu peale just enne sööki, sest kui peale sööki tarbida, siis ei ole söömisest mitte midagi kasu, te selle söögi lihtsalt viskate minema, te raiskate tema ära. Just enne sööki tuleb teda ravida või teda võtta ja soovitav on keskmise mõõduga viinapits ja võtta korraga, mitte limpsida, vaid kohe niimoodi hopp ja valmis. See siis on meil nüüd olemas. Teine, mis meil täna vaatusele tuleb, on kartuliaur. Kartuliaur on selline aur, mis on väga aururikas. Temal on hästi palju auruomadusi. See annab jõudu. On ju juba vanasti öeldakse, et hullul ja aurul on palju jõudu ja sellel on tõsi taga, kuna auruvedur on ikka väga tõsine loom olnud kunagi omal ajal ja kui tema ikka auruga ikka tõmbas, siis tema vedas ikka väga pikad vagunid välja ja see on tegelikult inimkonna suurim leiutis. Siin on minul üks anum, selle anuma me paneme niimoodi, et me ennast ei põleta ja siis on mul siin on mul siis ette idandatud kartulid, mis ma otsustasin küll maha panna, aga siis tervis on ikkagi tähtsam ja mul on neid kohe kaks. Ühel on pikem idu ja teisel on väiksem idu. See näitab seda, et nemad on erinevast sordist. See on väiksema iduga sort ja see on pikema iduga sort, aga nende raviomadused on üks ja sama. Need me paneme siia potti, siis on meil siin keevvesi, selle me paneme kartulitele, valame peale. Näete, kuidas auru tuleb, see on efekt, see on see auru efekt. Valame niimoodi, et kartulid on täielikult kaetud ja me neid ei keeda. Siis on meil vaja üks kalts või rätik, selle paneme siia ümber auru. Nii, ja siis vaatame viimast korda loodust ja siis hakkame siin niimoodi hingama. Kui on hingatud, siis tuleb rahulikult rahuneda, võtta endale aega, võtta veel üks pits seda soki viina ja tunda ennast hästi. Soovin järjekorras seisjatele telklaagrites vastupidavust, küll jõuab kätte ka teie aeg, meil kõigil tuleb ükskord minna. Suur tänu tähelepanu eest ja head ravitsemist. Kõige paremate soovidega jälle nägemiseni.